Naiskodukaitse taastamisel selgus, et tegelikult mõttekaaslasi ja algatusi leidus mitmel pool Eestis. Ja meile täna tuttava kõrge distsipliiniga hästi organiseeritud Naiskodukaitseni läks veel aega. Ust selle teekonna kohal paatubki nüüd siis praegu Alutaguse ringkonna tegevliige Merle Kodu. Palun! Tere, head eakad ja väärikad! Olen oma ettekande pealkirja sõnastanud nõnda: mõttekaaslastest organisatsiooniks. Kui me seda ilmselt kõik kolmekesi, kes me Naiskodukaitse poolelt täna sõna võtame, tegime ettevalmistusi ja tõenäoliselt ka mõtlesime, et mida üks või teine räägib. Siis, kui ma ei eksi, vist oli kolmapäeval, kui helistas mulle Dagmar. Ma kõõlusin parasjagu redeli otsas, sest panin oma pojaga tapeeti ja küsis, et millest ma rääkida kavatsen. Küll on kena, et ta helistas, sest et samad mõtted mõlkusid minu peas, millest küll tema rääkida kavatseb. Ja sama lugu on ka Juriinaga, kes pärast mind esineb, et millest tema küll räägib. Aga Dagmar on ennast üllatavalt hästi üleval pidanud. Tavaliselt ei tea kunagi, mis ta kuuldavale toob. Aga ta lõpetas täpselt sellel kohal, kus minu ettekanne algab. Et suurepärane. Ma ei tea, kas tegemist on suure pauguga, aga selles mõttes on hea jätkata, et Dagmar projitseerus minu kabinetti Nõmme malevkonnas 97. aasta talvel, kus ta siis tõepoolest oli saanud teada, et meil ongi see 300 000 krooni. Ja istus seal minu kirjutuslaua vastas. Ma olin siis Nõmme malevkonnas finantsist. Jalg üle põlve, vaatas mind mõtlikult, ma arvan, et 10 minutit läbi suitsupilvede. Ja tegi mulle ettepaneku tulla tööle peastaapi aseesinaise ametikohale. See kõik võttis natukene aega ja ma asusin tööle palgalisele ametikohale 12. mail 1997. Nime järgi Naiskodukaitse aseesinaisena, vormiliselt proviisorina kapteni ametikohal. See pilt on tegelikult väga ilus pilt. Meie keskel on Marta Mälberg. Vanaproua, kes tõi meieni seda tõelise Naiskodukaitse hõngu, mis kunagi oli olemas. Tema seda veel mäletas. Ta oli juba siis kusagil 80 aastat vana. Tõeliselt väärikas inimene. Ta oli meil kogu aeg olemas, käepärast võtta. Tuletas meelde kõiki neid väärtusi, mille najal me tegelikult püsime tänapäevani. Ja Marta, kes on nüüd juba kusagil kaugel ja õnnelikumas kohas, oli minu jaoks erakordselt tähtis inimene. Ma külastasin teda tihti, me rääkisime sageli. Ja need väärtused, mida see inimene kandis endas, on imelised. Kolonelleitnant Louis Jaanson on siin juba ära märgitud. Ma kasutan oma ettekandes kõrgete sõjaväelaste tsitaate. Ja tahan siinkohal öelda, et tegelikult pean ma nendest väga lugu, kõikidest inimestest,
kes Kaitseliitu, Kaitseväge tollel ajal juhtisid, sest hoolimata kõigest on nemad siiski need, kelle pärast me olemas oleme. Polnud ju vaja väga palju, mõned suletõmbed, et see kõik poleks nii, nagu ta täna on. Aga nad ei teinud seda. Ja seesama lause siin, kuidas ma saan juhtida, kui ma ei tea, mida juhtida, on ka mõnes mõttes täiesti õige, sest ega me ise ka ju väga hästi ei teadnud, mis ja kuidas. Dagmar natuke rääkis nendest ülesannetest või ametitest, mis meile omistati. Ma ise arvan, et see meie erakordselt võimas ajalugu on olnud meile ühtepidi õnnistuseks ja teistpidi takistuseks. Miks õnnistuseks? Sest Kaitseliitu on kogu aeg kõikidel keerulistel aegadel püütud taastada nõnda, nagu ta kunagi oli. Ehk siis koos tema eriorganisatsioonidega. Nagu me väga hästi teame, siis Lätis ja Leedus see nii ei läinud. Seal leiti teine tee. Ja sellepärast on see ilmselt olnud meie jaoks õnnistuseks. Meie olemasolu peeti siiski hoolimata kõigest selliseks vältimatuks. Teistpidi takistus. Miks? Tuua naiskodukaitse ülesanded 60 aasta tagant tänapäeva samal kujul, samasse vormi tegelikult ei olnud võib-olla kõige parem mõte. Aga kuna sooviti nii väga, et kõik oleks nii, nagu kunagi oli, siis me pidime need ülesanded ka üle võtma, et üldse oma olemasolu õigustada. Ikka toidustamine, esmaabi, Kaitseliidu abistamine kõikvõimalikes kohtades, kus seda vajati. See on selles mõttes hea pilt, et vahel tundus, et ega meid rohkem polegi. Ja et ega meil ka mitte midagi muud ei ole. Pildil olev püss on ka laenatud. Nagu te näete, on seal, tunnete kindlasti ära, Dagmari jalad. Laskeinstruktor tõenäoliselt. Mina ja siis tundmatu naiskodukaitsja püssiga. Võib-olla. Et nii me siis käisime ja toimetasime. Need olid meie õppused. Ja rahast on siin ka juba juttu olnud. Mulle tundub, võib-olla mälu petab, kuid tõepoolest need härrad on seda kõike öelnud. Ja ma saan ka sellest väga hästi aru, sest need keerulised ajad, kus Kaitseliidu olemasolu oli oraste peal, ütleme siis nii, kus kogu aeg käisid üle pea üks kirves ja teine kirves, ei olnud 2% SKP-st, ei olnud loomulikku osa Kaitseliidule. Kui seal saabus veel keegi, kes tahtis midagi kogu aeg saada. Need naised tekitasid tõenäoliselt meie kõrgemates ja vähem kõrgemates sõjaväelastes tõsist kimbatust. Nad tahtsid kogu aeg midagi teha, vahet pidamata. Nad lehvisid seal äärealadel, kõrvaltubades, kus iganes, aga nad olid olemas. Ja see, kui seda raha tõesti polnud, oli vahest ka siis ainus, mis öelda sai. Kui Dagmar käis Riigikogus meie raha välja rääkimas. Ma ei tea, mida ta seal rääkis, ta väidab, et ta ise ka ei mäleta seda, aga tõenäoliselt üks selline
argument oli ehk ka meie arv. Tegelikkuses tõepoolest meie arv oli teadmata meile endalegi. Ja veel väga pikalt ei rääkinud me sellest ka omavahel. Me hakkasime sellest rääkima siis, kui see arv ligines kusagile 200, ma pakun. Enne me sellest ei rääkinud. Miks? Sest Vägeval oli 5 naist, Elvas oli 3, Nõmmel oli 9, seda ma tean täpselt. Saaremaal oli vast 2, Hiiumaal 1 ja nii oligi. Mulle tundub, et neid oli alla 100 väga pikalt. Ja kõige suuremaks probleemiks oligi 97 tööle asudes see, et leida juhid. Leida inimesed, kes on suutelised motiveerima. Tõmbama endaga kaasa inimesi. Midagigi ära tegema. Et see oli kõige suurem ülesanne. Ma tean, et see ei ole päris ajaliselt õiges kohas, aga ma tooksin siin välja selle, et koos sellega, et meile hakkas iga-aastaselt laekuma ikkagi teatav kindel summa, tekkis tarvidus ka inimeste järele, kes tegeleksid selle tööga igapäevaselt ja otsustasime tööle võtta kõigepealt Tartusse piirkonna instruktori, kes tegeleks Lõuna-Eestiga ja siis 2000. aastal juba Kirde-piirkonna instruktori. Üks neist oli siis Riina Lõunas ja Elle Vinni Kirdes. Ja nendest oli tõepoolest suur abi selleks, et meie ringkonnad saaksid enam jalad alla. Ja loomulikult oli meil vaja eesmärki, seda suurt eesmärki, kuhu poole kõndida. See siin on ühe grupitöö tutvustus, mida ma teen Rootsis. Sest peale kõige muu käisime me tarkust ammutamas Skandinaavias, Soomes, Rootsis. Taani tuli natuke hiljem, Norras, isegi Ameerikas. See oli võimalik, mõned nimetavad seda militaarturismiks, aga need võimalused leiti enne, kui me saime NATO liikmeteks. Meid koolitati ja koolitati veel kord. Aga sellest räägib Riina. Aga siin sellel slaidil on see visioon, see eesmärk, kuhu poole me minema hakkasime. Ja kes nüüd täpsemalt näeb, siis jätkuvalt punkt number 3 ehk naiskodukaitsjate arv on minu poolt siiski käega kinni kaetud. Ega meil suurt muud ei olnud, kui see sama põhikiri, millest Dagmar juba rääkis. See mahtus ära vist 2 A4-le ja selle rahva hulga juures, keda nii-öelda valitseda tuli, polnudki rohkem vaja. Me ei olnud mitte kuidagi viisi kammitsetud sellistest bürokraatlikest postulaatidest. Aga me hakkasime sellega kohe kähku tegelema. Ja aruandlus, igasuguste Exceli tabelite tegemine, muud toredused, mis organisatsiooni kasvuga kaasnevad, hakkasid ka siis juba tulema. Ja kui lisaks nendele ringkondadele läks rahvaarv juba nõnda suureks, et tuli hakata moodustama jaoskondi, siis tulid ka sellised küsimused. Sest jaoskonnad olid teatavasti väga väikesed, väga pisikesed ja kuidagi tuli siis ka uute dokumentide
valguses hakata juhatusi valima, igasuguseid muid organeid. Ma leian, et üks keerulisemaid või murrangulisemaid aegu meie organisatsiooni jaoks oligi see, kui mõttekaaslastest, sõpruskondadest tuli liikuda edasi. Ehk siis need inimesed, need sõbrannad, need lähedased, kes olid ringkondade esinaiste või jaoskondade esinaiste ümber. Kui hakkas tulema inimesi, kes ei olnud enam nii lähedased, nii sõbrad, nii sõbrannad. Ja tuli nende üle saavutada ikkagi mõjuvõim, panna nad tegema üht koma teist, panna nad ennast tegema seda, et nad mind valiksid ringkonna esinaiseks, jaoskonna esinaiseks. See murdepunkt kestis üsna pikalt. Ja see oli mõnes mõttes ka otsustava tähtsusega. Sest kui me ei ole organisatsioonis või mingisuguses ühenduses enam puhtalt isiklike suhete pärast ja tõttu, siis me võime ennast nimetada juba organisatsiooniks. Kui hakkasid tulema inimesed, kes tulid siia muudel põhjustel kui ainult isiklike tutvuste tõttu. Siin on üks stiilinäide. Ja ma juhatan sellega sisse sellise järgmise lõigu. Sellised nägime me välja. Aga selleks, et meid võetaks tõsiselt, oli vaja välja näha natukene paremad. Ja kerkis esile Naiskodukaitse vormi küsimus. Nagu ikka, kui esimesed kõige kiiremad liigutused on tehtud, siis mida selga panna? Siin on üks võimalik variant. Peamine olid valged kindad. Aga vorm pidi sobima kõigile, olema võimalikult egalitaarne. Siin on see päris hästi esindatud. Kuid pärast pikki arutelusid otsustasime me sellise musta vormi kasuks. Neid erinevaid variante oli ka varem. Ühte neist saate vaadata sellel väikesel näitusel, mis on praegu väljas. Aga põhimõtteliselt otsustasime ikkagi musta vormi kasuks. Kaherealine pintsak, seelik ja püksid. Kõik muu tuli hiljem. Ja kohe, kui ka vorm sai tehtud, siis tundus see üsna igav. Ja seda oli vaja kuidagi viisi kaunistada. Ja nii saigi siis välja mõeldud Naiskodukaitse esinaise rätt. Selle kavandi tegi kunstnik, kelle nime ma kahjuks ei mäleta. Ja teostas samuti kunstnik, isegi mitu. Võib-olla üks väike vinjett siia juurde. Need värvid, millega seda siidi värviti, olid sedavõrd mürgised, et üks neist loobus ja jätkas teine. Aga valmis nad said. Ja nagu ma aru saan, siis küllap esinaised aeg-ajalt kiruvad seda, et miks ma selle pean ometigi endale külge riputama kogu aeg. Aga nii ta praegu on. Ja ütlen ka ausalt, et ega mina ei sunni. Võib ju teha vastava sisulise ettepaneku ja otsustada teisiti. Aga tookord oli see oluline. Mis meid veel iseloomustas, oli see, et mõnes mõttes meenutas meie tegevus sellist supilinna salaseltsi tegevust, et me tahtsime teha kõike põnevalt, huvitavalt,
reeglina pidid need tseremooniad toimuma kirikutes, pidi olema hämar. Ja nii otsustati ka õnnistada meie rätikud. Aga me tegime selle vea, et me ei kutsunud sinna Kaitseliidu ülemat Louis Jansonit. Ja see on tema reaktsioon paraku, et tuli aru anda, mida me seal tegime. Aga tseremoonia iseenesest oli väga kaunis, jäi kõigile meelde ja siis pidulikult need rätikud ka ringkondade esinaiste õlgadele asetati. Ja siin on veel mõned rituaalid, mis algasid ka vist aastal 1998, kui Naiskodukaitse kaasati suvisele paraadile. See siin on nüüd juba natukene hiljem, kui meil need rätikud ka olemas olid. Ja nagu te siis näete, oli kõigil midagi öelda. Tahaksin lõpetada retseptiga, mida siis on tarvis ühe naisorganisatsiooni elule äratamiseks ja taastamiseks. Nüüd võime seda öelda. Ma saan aru, et meid on 2500. Siin on see siis kõik kirjas. Idee, mis kannaks inimesi, parem kui ilusaid. Nad on ka siin saalis väga hästi esindatud kõik. Imesid, parem kui mitu. Tuleb leida ressursid, millest juba kuulsite. Kasutada reserve ehk iseennast. Panna paika protseduurid, luua rituaalid ja mitte iialgi kaotada lootust. Head lendu, Naiskodukaitse!